Märatsev rahvamass ja põlevad masinad. Vaatepilt justkui tõelises action-filmis. Õnneks oli siiski tegemist vaid õppusega. Tegemist oli siis reservväelaste väljaõppega ja Politsei- ja Piirivalveameti kriisireserviga. No, milleks sellist reservi vaja on? Sellist reservi on enne kõike vaja siis kõige keerulisemate olukordade lahendamiseks, mis Eesti riigil võivad aset leida. On need siis erinevad hübriidsituatsioonid, on see massiline ränderünne või ka sõja ajal. Vist ei tule ka väga kaugest minevikust otsida situatsiooni, kus tõenäoliselt sellist üksust oleks vaja läinud. Ja tõepoolest, et kui me ajalukku vaatame, siis sellise üksuse järgi kindlasti puudus ka tollel hetkel oli, aga tõenäolisem on ikkagi täna see, et meie piiridel võib juhtuda olukord, kus sarnaselt, mis toimub Valgevene suunalt Euroopa Liidu naabritele, Lätile, Leedule, Poolale, et sellisest situatsioonist võime ennast leida ja see kindlasti on oluliselt tõenäolisem kui massiline rahutus Tallinna tänaval. Nagu aru võiks saada, siis te olite siin juba mõnda aega harjutamas ja mida te siis siin ära õppisite? Ja, meil oli siin õppimine nädal aega. Tegime läbi erinevaid harjutusi nii rajatist kui ka korrakaitsest. Õppisime korrakaitseseadust ja siis peale mida tuli meil lõpuharjutus, kus siis tervisime edukalt eemale märatsejad. Siia tulid sõjaväepolitsei väljaõppe läbinud reservväelased ja nad on siis sisekaitseüksuse koosseisu määratavad. Kokku on siis 3 aasta jooksul plaan ehitada või kokku saada siis 1000-meheline reservväelaste baasil, kes siis peale väljaõpet määratakse sisekaitselisesse reservi ja tänase väljaõppe lõpetavad siis 160 meest ja on siis nendel aegadel meie käsutada ja kasutada juhul, kui need situatsioonid seda nõuavad. No tänasel päeval, nagu aru võiks saada, siis esitleti ka uut veekahurit, et mis asjandus see nüüd siis on? Eestis tegelikult üks veekahur on varasemalt juba olnud või on ja see oli väga selge järelm ka sellest rahutustest, mis meil Tallinna tänavatel aset leidis. Ja ka oleme väga selgelt mõistnud ja aru saanud, et ühest veekahurist Eestile ei piisa ja oleme hiljaaegu siis saanud kätte oma 2 uut täiendust. Nüüd on Eestil siis kokku, võiks öelda, 3 veekahurit ja veekahurid on enne kõike siis meile väga vajalikud selleks, et massidega toime tulla.